Kui sa vaatad enda ümber, näed sa väga palju erinevaid polümeere. Pakendid, erinevad pinnakatte materjalid, mööblidetailid, teflon, tärklis ja tselluloos on ainult vähesed näited. Ka inimese kehas on väga palju erinevaid polümeere. Täna proovimegi koos aru saada, mis imeloomad on polümeerid. Polümeerid on ained, mille väga suured molekulid koosnevad paljudest üksteisega kovalentse sidemega seotud väikeste molekulide jääkidest. Polümeeride struktuurid on väga pikad ning seetõttu tuuakse tavapäraselt välja ainult elementaarlüli ehk ahelalõik, mis hakkab korduma. Polümeeri lähteainet nimetatakse monomeeriks. Korduvat lüli polümeeri molekulis nimetatakse elementaarlüliks ning kuna neid lülisi on tuhandeid või isegi sadu tuhandeid, siis kirjapildi lihtsustamise eesmärgil märgitakse elementaarlüli järgi indeks n, kus siis n näitab lülide arvu. Kõige lihtsam, aga ka kõige kasutatavam polümeer on polüeteen. Polüeteenist valmistatakse erinevaid kilesid ja plaste, mida kasutatakse näiteks kilekottide või säilituskarpide valmistamiseks. Eteenist polüeteeni tekkimise korral katkeb süsinike vahel kordne side ehk süsinike aatomite vahele jääb kahekordse sideme asemel ühekordne side. Selle tulemusel saavad aga eteeni molekulid üksteisega ühineda ning moodustada pikkasid ahelaid ja nii tekibki polümeer. Seda protsessi nimetatakse liitumispolümerisatsiooniks. Polümeere saab liigitada algmaterjali põhjal kaheks: looduslikud polümeerid ja sünteetilised polümeerid. Inimese organismi jaoks ühed tähtsaimad looduslikud polümeerid on valgud. Valgud on ained, mis meie kehas kiirendavad mitmeid reaktsioone, on ehitusmaterjaliks ja osalevad näiteks närviimpulsside ülekandes. Valkude korral on monomeerideks aminohapped, mis omavahel ühinedes tekitavad polümeere ja nii tekivadki valgud. Näiteks 4 glütsiini molekulis koosnev valk on selline. Teiseks inimese organismi jaoks väga oluliseks polümeeriks on nukleinhapped, DNA ja RNA. DNA ehk desoksüribonukleiinhappe on polümeer, mis koosneb fosforhappe jäägist, suhkrust ja lämmastikalusest. DNA korral võivad olla lämmastikalused kas adeniin, guaniin, tsütosiin või tümiin. RNA ehk ribonukleiinhappe korral on lämmastikaluste valikus tümiini asemel uratsiil. DNA on meie organismis päriliku informatsiooni säilitav aine. RNA osaleb aga geneetilise informatsiooni tõlkijana. Veel on üheks oluliseks looduslikuks polümeeriks tärklis. Tärklise korral moodustavad polümeeri glükoosi molekulid. Tärklisega oled sa ilmselt kokku puutunud köögis toimetades, kui sa valmistad kisselli või biskviitainast. Tärklis kasutab veel ka ravimi- ja paberitööstus toorainena. Taimedes on tärklis aga varuaine. Tärklisele on oma ehituselt küllaltki sarnane selline looduses leiduv polümeer, mida nimetatakse tselluloosiks. Ka tselluloosis on monomeeriks glükoosi molekulid. Tselluloos on aine, mis annab taimedele jäikuse. Teda kasutatakse näiteks paberi ja papi või tsellofaani valmistamisel lähteainena. Meie ümber on ka päris palju sünteetilisi polümeere. Neist kõige tuntumad on plastmassid, liimid ja sünteetilised riidekiud. Plastmasside maailm on väga kirju, nii oma esindajate arvukuse kui ka välimuse poolest. Pangakaartidest prügikottideni ja mänguasjadest autodetailideni. Plastmassid ümbritsevad meid tõesti kõikjal. Liimide koostises kõige levinum polümeer on polüvinüülatsetaat, mida võib leida näiteks puidu- ja paberiliimides. Rahvapäraselt tuntakse teda kui PVA liimi koostisosa. Sünteetilistest riidekiududest on kõige kasutatavamad akrüülkiud ja nailon. Akrüülkiust toodetakse erinevaid trikotaaže, mida kasutatakse näiteks kampsunite või dresside valmistamisel. Nailonit kasutatakse aga näiteks tamiili või sukkade tegemisel. Oled sa midagi kuulnud elavatest polümeeridest? Lähme ja uurime, mida põnevat saaks nendega ette võtta. Tere, ma olen Hans ja ma olen keskkonnatehnoloogiat doktorant.
Minu üheks uurimisvaldkonnaks on elusad materjalid. Elusad materjalid on justkui mikroorganismide hotellid, kus erinevad bakterid, pärmid või vetikad saavad elada, paljuneda, süüa ja toota meile midagi vajalikku. Polümeerne struktuur on piisavalt tihe, et rakud sisse ja välja ei liigu. Ja tänu 3D printimistehnoloogiale me saame anda nendele justkui hotellidele vajamineva struktuuri ja täita erinevad sektsioonid eri liikidega, kes omavad eri funktsiooni. Tulevikus see tehnoloogia võiks muuta, kuidas me toodame erinevaid kemikaale, nagu ravimid, vitamiinid ja kõlu. Samuti sobiks see tehnoloogia kosmosesse, kus vajadusel saame võtta kuubiku, panna potti ja toota vajaminevat ravimit või siis muud kemikaali. Kordame üle põhilised punktid. Polümeerid on ained, mille väga suured molekulid koosnevad paljudest üksteisega kovalentse sidemega seotud väikeste molekulide jääkidest. Polümeeri lähteainet nimetatakse monomeeriks. Polümeere saab liigitada looduslikeks polümeerideks ja sünteetilisteks polümeerideks. Tuntuimad looduslikud polümeerid on tärklis ja tselluloos ning nukleiinhapped ja valgud. Tuntuimad sünteetilised polümeerid on plastid, liimid ja sünteetilised riidekiud.